Et mis progemine minu jaoks tähendab? No, paljude jaoks tundub programmeerimine lihtsalt nagu tuim koodi kirjutamine. Noh, nagu valemite kirjutamine matemaatikas, aga tegelikult see on hoopis midagi enamat. See on ikkagi loov, struktureeritud protsess, mis hõlmab nii palju erinevaid etappe ja suhtlemist, et need panevad ikka mõtlemise korralikult proovile. Tööpäev algab meil kell 9 hommikul. Saame soovi korral teha ka tööd muidugi kodukontoris, mis jätabki rohkem hommikul endale aega, mis muidu kuluks transpordi peale. Teen kohvi ära, lükkan Jira lahti, vaatan, mis taskid analüütik meile pannud on ja hakkan neid siis vaikselt tegema. Meil on kasutusel ka Scrum raamistik. See tähendab, et meie arendustöö on jaotatud kindlateks ajavahemikeks ehk siis sprintideks. Ja meil on iga nädal sprindi koosolek, kus me saame tiimiga videokõnes kokku. Igaüks saab siis sõna, mida rääkida, mis taskid nädalaga tehtud on ning mis siis parasjagu laual on. Enne koosolekut käin juba aegsasti rahulikult asjad üle, et oleks selge, millest räägin. Üldiselt ma tunnen meie rakendust päris hästi ning asjad saavad üpris efektiivselt lahendatud. Eks siin ongi see koht, kus tuleb loomingulisus ja kriitiline mõtlemine mängu. Üks asi on osata seda keelt, milles on rakendus ehitatud, aga teine asi on näha seda suuremat pilti ja osata mõelda vajadusel kastist välja. Rakendusel on väga palju erinevaid osi, millega tegelevad kõik meie tiimis. Ja need taskid või ülesanded on mulle pandud analüütiku poolt, kes on ka meie tiimis. Tema uurib siis kliendilt, mis omakorda on nende vajadused. Disainer disainib meie rakenduse kasutajaliides näiteks, mille mina pean siis omakorda valmis progema. Teine arendaja teeb meil backendi ehk vaataks, et rakenduse teenused päriselt ka toimiks. Aga kuna osi on nii palju, siis ikka võib üht taski lahendades midagi varasemat tehtud katki teha. Eks ikka on pingeline, kui midagi katki läheb, eriti kui on tegu rakenduse mõne elutähtsa osaga või mõne tiimikaaslase tehtud osaga. Aga ma olen siiski professionaal, ma suudan pingelistes olukordades rahulikuks jääda. Usaldan oma oskusi, kuna kõik on ju õpitud ja kogemust on ka juba oma jagu. Tšau, kuule, ma tegin selle sinist värvi veits ümber, et vitsid veebis ka kipult ära muuta. Aga eks nende vigade ja paagide otsimine ja parandamine on ka osa tööst. Kopp, musi, riiul. Ei tohi karta eksida. Üldjoontes, kui oma rakendust tunned, siis saab enamik vigu kenasti kiiresti parandatud, nii et hullu pole ka midagi. Ja ega enamjaolt ei olegi pingeline. Tuleb lihtsalt oma füüsilise ja vaimse tervise eest hoolt kanda. Mõeldakse ikka, et progejal on istuv töö, aga näed, seisulaud. Saab seista ja venitusi teha ja kui istudki, siis ikka korralikus asendis. Oluline on kindlasti vahepeal kaugusesse vaadata ja regulaarseid pause teha, et silmad sassi ei läheks. Kui te nüüd küsite, siis on üsna keeruline sellise üldiselt programmeerimisest rääkida, sest erinevaid keeli on ju nii palju ja neil on ka väga erinev otstarve. Näiteks paljudel alustajatele tuttav Python on pigem kasutusel rakenduste backendi juures. Näiteks YouTube oli alguses paljuski Pythoniga arendatud. Samas Java on laiemalt levinud veebiarendustes. Mängude arendamisel võib kohata üldiselt C++ või C# keeli. Ja neid võikski tegelikult loetlema jääda, kuni hommikuni, eks ole. Aga üldiselt on nende kõigi puhul selge see, et neil on oma koodiredaktor, milles seda koodi kirjutatakse. Et ei ole päris niimoodi, et teed suvalise Word-dokumendi lahti ja hakkad kütma. Redaktor peab suutma koodi mõista ning ka seda jooksutada, et oleks näha, et kas see ikka toimib. Selline mu tööelu siis on. Eks tegelikult on palju muud ka huvitavat, aga selleks te peate mind küll juba kohvile välja viima.